ma ei tea, mis siin toimub, aga mingi musa kostub. Tartu laululava lambikas, lähme vaatame, mis toimub. Ja nüüd julgelt vaatame meie vahvaid tantsijaid, kes tantsuvõistlus vist. siis näitavad teile, kuidas mida teha. Nii, oleme valmis. Nii, 3, 2, 1, läks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tubli, lähme veel. Kui me teeme niimoodi, siis me näitame südant. On ju? Ei teagi, mis toimub siin. Natuke peidus see süda praegu, aga see süda tuleb soojaks. Ma näen seal kaugel hammerit. 3, 2, alguses ja 1. Äkki on täna siin see suure südame tegemine. Aga siit alla minna küll ei taha, siin on nii libe, et hästi, lähme edasi. Siit minna, siis paneb käna ka korralikult. Valmis ja lähme nüüd. Mulle tundub, et siin tehakse südant, jah? 4, 5, 6, 7, 8. Väga hea, hästi. Mul on need tossud täna jalas, saabast ei pand ja see on nii libe lihtsalt, et sealt paneks siukse korraliku rähna alla, et elu lõpuni meeles on. Aga tundub jah, et täna siin siis on selle suure südame tegemine. Ma vaatan, kas ma siit teiselt poolt pääsen sinna lähemale. Oleks võinud talvesaapa jalga panna, siis oleks saanud ilusti sealt mäest alla ka minna, aga see konkreetne toss, sellega on isegi külm. Ma ei teagi, palju külmakraade praegu hetkel on, aga mis ta näitab? Näitab mul külmakraadi hetkel -8. Aga oma jagu ei saa öelda, et ei ole. Aga ma pole siia ikka väga-väga ammu sattunud. Vaatan, Niiskus on ikka oma töö teinud. Kunagi oli mõte, et teeks siia mingisuguse jäätise putka. Uurisin neid rendihindu ja asju, aga siis see oli nii kallis ja mõttetu asja ajamine Tartu linnavalitsusega, et ennem teed sa kuhu iganes linna, aga siia oleks olnud, ma ei tea, linnakunstnikud ja mis kõik asjad oleks pidanud siia kaasama ja ühesõnaga bürokraatiat meeletult palju. Siin on trepid isegi puhtaks tehtud. Lähen jalutan allapoole. Lähme vaatame, mis toimub seal siis. Möll käib korralik igal juhul. Aga ega need trepid on ka suhteliselt libedad siin, et seal, kunagi oli seal kaugel üleval, kus see hoone on, seal oli Tartu Raadio. Ma olekski käna käinud praegu siit. Siin on nii kuramuse libe, et möll käib. Ja jumala lampi sattusin siia hetkel. Aga seal all on päris jää, et ei tea, kas see sinna alla jää peale minna on väga mõttekas. Ma arvan, et seal paneb külje maha suht kiiresti. Aga nüüd ei ole midagi muud, ma palun meie vahvaid noori oma ometi inimesed siin on. Ma ei tea, kui libe seal on. Ma olen proovinud sealt poolt alla minna, vaatan, kas kannatab selle tossuga minna. Ja ma võin öelda juba, et kallid... Ma käisin viimati Smokey kontserdit siin vaatamas. Ma ei mäleta, mis aasta oli. Eelmine aastas igal juhul ei olnud. Äkki oli 2 aastat tagasi. Seal pole rohkem rahvast. Ma ei tea, kui libe siin on, vaatame. Liikuge natuke siia poole. On küll libe, jah, raisk. Ma palun ka meie vahva
droonifotograafi Timo siia. Hakataksegi südant tegema või? Ma sattusin sel hetkel siia, kui käib südame tegemine või? Päris pull. Timo, kuidas sul parem on? Kas seal või? Kas ma peaksid sinu juurde tulema või? Kas sa siia ei saa tulla? Okei. Ma siis aitan paika panna, siis ma tulen sinu. 14.26. No nii. Ongi vist südame tegemine või? Ma jään ka siis peale. Okei, vaikselt juba hakkab tulema. Hästi. Nüüd osad võivad minna siis kindlasti tulla sinna minu vasakpoolsele südamepaunakesse. Seal on suuremad vahed. Ma tulen ka siia, ma lähen ka siia südame juurde. Äkki jääb ka kaadrisse. Ja samal ajal, kui me moodustame südameid, siis meie tore vabatahtlik Sam paneb liikvele ühe kausta, kus on siis QR-kood, mida te enda telefonidega saate skännida. Ja meil oleks väga suur palve, et te paneksite vastavale QR-koodi lingile kirja oma osaleja nime, nii öelda siis. Aga Sam, sa võid täitsa ringile anda selle, et anna ja omale paremat kätt ja vasakut kätt ringile, et samal ajal, kui me ootame, siis me vaikselt saame siis minna. Meil on palve, et südame moodustamine võiks siis olla niimoodi, et me saaksime võtta kätest kinni, ehk siis proovige natuke laiali rohkem minna kätest kinni, sellepärast, et kui meil on kätest kinni, siis on see, et me saame seda südant paremini loendada või südame meeskond saab paremini loendada. Ja nüüd ma ise lähen, tulen kohe Timo sinu juurde. Nüüd on kindlasti see, et siit vasakult poolt läks liiga kaugele. Tulge teie natuke kindlasti sissepoole. Nii. Hästi. No, okei. Seda vist tehakse igal aastal seda südant siin. Nii, vasakult võib veel droon on üleval ja sealt tehakse ilmselt foto siis. Mul on palve, et kuna meid on päris palju siia tulnud, kas me saaksime paunas olevad inimesed minna siis nii-öelda selle tooli taha? Ma lähen rivist välja, ma proovin seda südant sealt ülevalt poolt filmida. Et äkki saab ka mingi kaadri sellest ennem kui inimesed laiali lähevad, et mis ma seal rivis ikka olen. Seal peab ju kätest kinni olema ja ma ei saa ju kätest kinni hoida, kui ma filmin samal ajal. Aga libe on siin küll, jah. Nüüd need, kes on seal... Siin külge maha käia küll ei tahaks. Siin minu vasakult kätt siin vahes. Aga moodustub süda küll tegelikult, nii et... Roosas juppes, et natuke lähen veidikene kõrgemale, et siis oleks näha, kas see süda tekib siis või teki, aga ma arvan, et ta tekib, jah. Okei, siis juhtub uus katse. Tulge tagasi sisse poole. Hakkab moodustuma süda küll. Võiksite aidata inimesi sealt nurgast rohkem sisse poole tuua. Natuke sisse poole. Ja veel võib julgelt sisse poole tullakse. Just. No tuleb südame moodi küll. Ma olen veel kõrgemale ka. Väga palju kõrgemale ei anna minna. Siis peaks juba siia ronima või siia katusele. Aga siit on juba see süda tegelikult näha küll. Täna kuidagi tundub eriti külm see temperatuur siin väljas. Ja 14.30 kellaaeg. Vaatame, palju külma on. -8. Tundub nagu oleks -20. Hetkel oleks mul vaja siis seda kaamerale seda 6-meetrist pikendus. Siis ma saaks sellega minna sinna üles lae alla ja teha samamoodi
sisuliselt droonishoti. Aga täitsa südame moodi. Iseenesest tegelikult päris äge ettevõtmine, nii et ma olen sellest varem kuulnud, aga et ekstra tulla siia, seda ma küll ei taibanud. Võib-olla isegi keegi ütles ka mulle, et see südame tegemine tuleb nüüd lähiajal, aga et see päev täna on. Ikka, ma just täna juba sain teada seda. Aga et mis kell, vot seda ma küll kokku ei pannud oma peas, seda puslet. Praegu oleks külili käinud. Sade kui libe siin on. Siin on ju mingi graniitpõrandad. Ma ei saa näidata ka, see kaamera peab veidike hullu. Nii näitab mulle lage. Siin on selline väga libe pind, et parem kui hoiad ikka kuskilt kinni, muidu paned siukse külje ja rähna maha, see nüüd vähe ei ole. Aga jah, süda siin vaikselt valmib, et külje pealt ka seda südat näidata. Ma ei tea, proovime siit nüüd alla minna, vaata. Käsipuu hea, et seegi on nagu muidu oleks midagi, aga lihtsalt selle kaameraga ma ei taha külili käia, see on kohe pilbasteks ka. Nojah, fun anyway. Ma pole aastaid käinud niimoodi, et ma hoian käsi puust kinni. Raisk libe on tõesti siin. Vähemalt need jalanõud on küll nii livedad, et tundub, et see süda saab siin valmis. Ma päris lõpuni seda ootama ei jää, sest hakkab juba suhteliselt jahe. Ei pannud täna sihukest riietust ka selga, et tuleks ja taidleks, et jope all on lihtsalt tavaline T-särk ja talvesaapa asemel on sügis tossud, et kui oleks sealt suve omad pannud, siis oleks eriline draama olnud, aga jah, igal juhul väga fun, ma ei tea, kuhu see pilt üles läheb, et peab veidike vaatama uudiseid ja äkki näidatakse ka seda kuskilt, et proovime siit poolt ka seda pilti nüüd edasi näidata. Droon on üleval ilusti, kui hästi seda näha on siit, aga sellise külmaga, kui nad liiga kaua on, siis ta tuleb ühel hetkel alla ka. Sest see külm võtab neid akusid ikka korralikult. Huvitav, et seda ei ole väga kuuldagi eriti. Jah. Ja nüüd me tegis praegu siia natuke tegide pilti. Süda siit poolt. Et sealt tekkis väike jõks, et sealt võite... Ma ei tea, kas ma siit üles saan ka. Siin on see... Ei saa. Droonioperaator on seal üleval, ma näen. Aga üles ma sealt ei hakka minema. Liiga libe. Vasakul poolel veel. Oliver, mine sinna Pauna juurde. Sealt natuke tooks sisse poole. Mine, ja. Mine. Äkki saab siit üles. Kurat, nii libe on, et... Ja nüüd jää seisma. Keerad vähe poole ja sealt ei saa. Täiesti haigeresk. Nii kuradi libe, ma pean ikka minema sinna, kus need trepid on. Ebareaalne. Ma oleks oma talvesaapaga ammu üles saanud siit. Vahvad pildid ära. Ja meil oleks palve veel, kes me kõik siin oleme, mina tulen ka kohe teie juurde. Kes meil seal kaugel on ja mõtlevad, mis siin toimub, et miks küll uisutada ei saa. Aga siis infoks see, et meil toimub siin täna suurima südame tegemine. See on selline vahva traditsiooniline sündmus, mis tegelikult leiab aset 45 kohas Eestis just täna. Muidugi selle südamega oli see. Üle terve Eesti. Väga äge. Väga äge idee. Kes iganes selle idee välja mõtles. 45 suurt südant siis üle terve Eesti või? Ja sellise külmaga pinge.
vinge. No siit kannatab üles minna, teistest kohtadest mitte. Ma vaatan, kas ma seda droonioperaatorit ka näen, äkki saan mõne sõna juttu ajada. Sõltub muidugi, kui jutuka vanaga tegu on, et õige väsitav oli. Autosse sooja kohe minema, sest tõesti on jahe reis. Võib-olla ammu niimoodi külmaga ringi taielnud. Ma ei tea, mõni päev on kuidagi eriti nagu külm. See on tuulekülm või ma ei saagi aru, mis on. Kuidagi tõmbab selle lõusta viltu ette ära, jäätub ära ja nii jääbki. Vaata, kus see droonifotograaf läks ära nüüd juba siit? Droon on üleval, aga droonifotograaf ei ole. Okei, on seal peidus. Okei, hästi. Nii, esimesena siis me teeme pildi ja teeksime... Ei olegi enam. Minu arust oli ennem droonifotograaf siin, aga nüüd on vana peitu läinud kuskil. Südamed kätega. Ei näe kedagi enam siin. Kõik teevad südameid. Ma tean teist pildis, ma näen südamed. Droon on siin. Pea kohal kohe. Seda, kui ta sai südame tehtud. No nii. Väga hästi. No nii. Kuidas meil läheb ilma? Okei. Korra laseme südamed alla. No nii. 2 drooni on üleval isegi, ma näen. Üks on madalamal, teine on üleval pool. Senikaua kuni ootame, siis teeme veel paar liigutust. Mul möll käib, Re. Levitame, väga hea, paneme teise käe. Väga hea, tubli. Ma pean endale ka ära ostma selle Suurt vaev läks ära, on ju. drooni, Kuusadest allapoole. aga ma võtan ilmselt selle DJI Mini 5, sest see on 249 grammi ja seda saab nagu igale poole reisile kaasa võtta, selles mõttes, et mis on üle 249 grammi, need droonid on kõik, vajavad juba siis luba ja registreerimist vastavalt siis erinevate maade drooni mingisuguses registris, et aga see 249 grammi, jah, see on siis see piir, millega sa saad siis sisuliselt ütleme Euroopa Liidus ja Aasias igal pool ilusti seda rahulikult lennutada, ilma et sul mingi jama tekiks. Egiptuses, kui käisin aasta tagasi, siis oli küll see, et seal küll küsiti, et ega ma seal püramiidide juures drooni lennutada ei taha. Aga jah, seekord siis, kui ma lähen nüüd siia, mis iganes see on, et see Phuket juba ülejärgmine nädal sisuliselt, et siis sinna ma drooni küll kaasa ei võta, kuigi võiks. Aga jah, käsipagasiga minek seekord ja eks ma siis üritan neid kaadreid kõrgemalt võtta mäkke üles ise ronides, nii et aga jah, selline huvitav ja tore ettevõtmine igal juhul siin laululaval täna toimus ja toimub hetkel ka veel ja kui sina seda videot vaatad, siis ilmselgelt on ta juba fotografiseeritud ja video peale kõik see mant ära võetud, et näitab ilmselt kuskil uudistes ka ja sain isegi siis esimest korda seda reaalselt näha, kuidas seda suurt südant siin Tartu laululaval tehti, et kuidas see õnnestus mujal Eestimaal. Seda sa saad siis ise siia alla kommentaaridesse kirjutada ja kui sul on isegi mõni videolink, siis saada, tahaks isegi vaadata, aga tänaseks tšau!